Tere tulemast kuulama jälle saadet Terviseminutid Ellitiga. See on selline saade, kus iganädalaselt täpselt samal ajal, samal kellaajal räägime natukene tervisest, käime mõned tähtsamad punktid läbi, kuidas võiks olla nii, et oleks natuke parem kui praegu on või isegi palju parem. Sellepärast, et kui me räägime tänasest saate teemast ehk siis ülekaal ja tasakaalustatud toitumine, siis arvata võib ennem juba nendesse numbritesse laskumata, et sellega peaks siin Eestis probleeme olema küll ja küll. Järelikult on selle jaoks ka lahendusi teab Ellit. Tervist! Tšau! Nii et ülekaal ja tasakaalustatud toitumine tänase lühikese jutuajamise teemaks siis on. Siin sa võid öelda need protsendid ka, ma arvan, need ei tule väga ilusad vist, kui me räägime sellest, kui palju näiteks Eestis on ülekaalus inimesi. Jah, kui me vaatame Eestis, siis on pea pooled Eesti inimesed ülekaalulised. Seda näitavad erinevad uuringud ja kui ma vaatan maailma mõistes, siis on 39% ülekaalulised või rasvunud. Ja mis seal siis vahet on, et ülekaaluline või rasvunud on? Eelmine kord rääkisime rasvunud. Rasvarakkudest rääkisime ka. Rasvarakkudest rääkisime ja rasvumisest. Et vaata, kui tore, et sul on meeles on ju. Muidugi on meeles. Said kui midagi uut teada. Et kui on kehamassindeksi järgi, siis jah, see määramine, et kuni 29,9 KMI on siis ülekaal ja üle selle juba rasvunud ja siis üle 40 on juba tõsiselt rasvunud. Tegin ka huvi pärast omal selle KMI ära, tegelikult mul on kaal ka kodus, mis seda nagu enam-vähem mõõdab. Ma sain 25,9 tulemuseks, nii et hakkab vaikselt käest ära minema. Viimasel hetkel sain näpust kinni veel. No võt. Nii et see on siis ülekaal, eks ole, ja kui me räägime juba, et mis see number see oli, KMI tähendab mida siis? Kehamassi indeks üle 30, siis on inimene rasvunud. Ja see tähendab tõsist terviseriski juba, eks ole? Absoluutselt, jah. Ja kui on juba üle 40, siis on tõsiselt rasvunud, ehk siis seal on juba kaasunevad ka erinevad haigused. Ja tegelikkuses ongi ka välja toodud statistika, kus 4 miljonit inimest sureb igal aastal ülekaalulisuse või rasvumise tõttu. See on siis Maailma Terviseorganisatsiooni andmete kaasalt. No see on kõigega põhimõtteliselt ju seotud. Oled ülekaaluline, on vererõhk kõrge, on kolesterool kõrge, veresoone tummistuvad, südamerabandus, insult ja see kõik alguses tulebki ju võib-olla ülekaalulisest või ülesöömisest, eks ole. Nii et enda tehtud haigus põhimõtteliselt, kui julmalt öeldud, inimese enda korraldatud. Jah, praegu see tegelikult on ka teada see, et ka kalduvust nagu ülekaalule kui sellist ei ole olemas, vaid on olemas haruldased haigused geneetilised, mis võivad põhjustada rasvumist. Aga ka valdav osa ja enamik inimesi ikkagi saavad õige toitumise ja aktiivsusrežiimi juures kaalust alla võtta ja hoida ennast heas vormis. Ja see on ka teistpidi võttes sellise heaolu ühiskonna haigus, ma ütleks ka vist. Jah, kõik on nii lihtsasti kättesaadav, jah, et kui vanasti pidime ikka jahti pidama, et süüa saada ja vaeva nägema, ei olnud kõike nii külluses, ei olnud ka toidutööstuses kasutuses selliseid lisaaineid nagu on täna, et siis loomulikult oli rohkem looduses käimist, vähem arvutis istumist, et see liikumine ja toitumine ja kõik see elustiil ise. Ja väga huvitav on see, et see, kuidas kõike seda parandada, on ka väga lihtsasti kättesaadav, aga ikka ei paranda. See on eriti huvitav. Maisnek tegi eraldi uuringut veel selle kohta, eks ole, kui me räägime nüüd toitumisest ja rasvumisest, mis need uuringud näitasid? Jah, meie uuring näitas seda, et 33% on mures oma keha kaalu pärast ja 50% ei ole rahul oma tasakaalustatud toitumisega. Ja lisaks veel, mis on ka seonduv teema, on see, et 40% kannatab seedeprobleemide käes. Ei ole rahul oma tasakaalustatud toitumisega tähendab seda, et pigem ei oska siis, jah, sellepärast ei olegi rahul. Jah, kas ei ole teadmisi piisavalt, kas ei ole aega piisavalt, oli ka kindlasti, meil on aega kõikidel teadupoolest alati vähe, on ju. Et ei ole nagu jah, seda fookust või süvenemist või siis ka niisugust lihtsaid nippe ja ülekordamist, nagu meie siin teeme. Ja kõik see algabki toitumisest, sest kui sellega on halvasti, siis on seedimisega halvasti, siis on energiaga halvasti ja ühesõnaga tuleb toituda ilusti ja tasakaalus, aga ma ei teagi nüüd aastate jooksul on neid süsteemid vähe muutunud ka või kuidas see, mis see tasakaalustatud toitumine on, kuidas seda lühidalt öelda? Saagi seda lühidalt öelda või? Jah, seda väga lühidalt tasakaalustatud toitumine on tervislik toitumine, et on olemas tervise toidupüramiidid, on olemas erinevaid nippe, on olemas rasvade, siis süüsivesikute, eks ju, tasakaal on ju, mida tuleb jälgida, sealhulgas ka valgud on ju.
et no mismoodi sa selle probleemiga siis tegelema hakkad, mis sina näiteks teeksid või mis sa tunned? nagu täna näiteks võiks mõelda selle peale juba. Nii. Esiteks on väga hea, kui suudab inimene õigel ajal selle peale mõtlema hakata, sest et siis on vähem muresid, eks ole. Aga sul on juba 0,9 pügalaga Ja seal just. aeg käes, on ju? Nüüd on aeg käes päriselt. Mis sa teed? Mis ma teen? Juba olen natukene teinud veidi toitumist paremaks, ehk siis kui sain aru, et kui on tegemist halva kolesterooliga, kehas on hea ja halb kolesterool, eks ole. Jaa. Kui halva kolesterooli tase on liiga kõrge, tuleb hakata välja jätma näiteks natuke liha välja jätma ja majoneesi ja ühesõnaga kõiki neid toredaid asju, mille pärast see kõik juhtunud ongi. Ja seda ma siis vaikselt teen, ei midagi ekstreemset, ma ei kavatse mingit megadieeti pidama hakata, aga lihtsalt panen tähele, mida ma söön. Aga kus sa enda teadmised saad, et kas sa pöördud kellegi poole? Sinul on muidugi head eelised, et me saame siin omavahel vestelda. Jaa, mina olen tervisesaateid nii palju teinud. Aga üldiselt internetti, kus sa ikka vaatad, sealt midagi leiab. Ja sama jutt on ka selle toidupüramiidi kohta, seda leiab ka internetist, kõik saavad seda vaadata. Kunagi mina läksin sellepärast õppima toitumisnõustajaks, et internetis oli nii palju informatsiooni, et ega sealt lõpuks ei saanudki aru, mis on siis tõene või mitte, et sul on ikkagi vaja natukene niisugust oskuslikku silma, et ka seda kõike infot, mis sul seal antakse, ka selekteerida. Mulle tundub, et kogu see info jõuab ikkagi lõpuks, kui läheb segaseks, jõuab ikkagi sinna toidupüramiidi juurde. No kui asi ei ole hull, et ei ole midagi ekstreemset juhtunud või et ülekaal ei ole metsik, et peab mingisuguseid hulle meetmeid võtma kasutusele, siis lihtsalt, et tervislikult toituda, siis selle jaoks on see toidupüramiid, mis seal Toiduameti või mis on tehtud. Jah, püramiid on selline illustratiivne, et nüüd oleks vaja sinna taha aga mõelda need reaalsed toidud, mida sa teed, et ja mida lihtsam, eks ju, jah, ilus vaadata ja ta annab sulle selle põhiteed kätte. Aga nüüd oleks vaja ka aru saada, et okei, et mis ma selle valgu jaoks, mis on siis see tervislik valk, eelistan ma rohkem taimset valku, loomset valku ja nii edasi, et see on põnev, väga põnev maailm. Et mis siis jah teha, et ongi, kas sa võtad endale kellegi nõustajaks, on ju, hakkad rohkem liikuma. Kelle sa võtad nõustuseks, see on samasugune nagu internet, kõik on nõustajaid täis. Kuidas sa hindad selliseid nõustajaid siin Eestis, sa kindlasti ise tead ja tunned neid võib-olla või oled kuulnud, et nagu kui sa ikkagi leiad mõne nõustaja siit Eestis, siis sa üldjuhul ikkagi vette ei saa. No jah, tasub kindlasti tausta uurida, et vaadata, et kas on ise õppinud, kas on lõpetanud mõne kooli, kui palju on kogemusi ja nii edasi ja tegelikkuses on ka väga palju meil ju kihvti programme nagu FitLab ja erinevad kommuunid on ju tekitatud ka, eks ju, kus sa oma põhiteed kätte saad, et kindlasti tasub vaadata toitumisnõustajate kodulehele, toitumisterapeutide, et sõltub mis probleemiga, kui suures kaalus, et sina oma pisikese väikse ülekaalu ohtu seisuga tõenäoliselt ei pea mitte kuskile poole pöörduma, vaid ise pöörama natuke rohkem tähelepanu ja tegelema lihtsalt ise selle. Kes see toitumisterapeut on? Toitumisterapeut on see, kes tegeleb juba rohkem nagu ka haiguslike seisundite puhul, et kui sul on tekkinudki terviseprobleemid konkreetselt, et toitumisnõustaja ütleb sulle seda, et mis on tervislik toitumine, kuidas ta hoida, siis mina olen õppinud funktsionaalseks toitumisnõustajaks, ehk siis mina juba ka saan soovitada ja öelda, et mismoodi see toit sinu kehas reageerib ja et vältida erinevaid haigusi. Aga terapeut on siis juba väga konkreetse nagu haiguspuhu lahendamiseks, et see on nüüd veel kõrgem tase. Mis sa arvad, kas peaks kohe minema, kui hakata oma tervisega tegelema, on mingisugused probleemid juba tekkinud, mingisugused kaebused, kas peaks kohe minema kuhugi mingisuguseid teste või proove tegema, et aru saada, milles pärast see üldse tuleb, et võib-olla mõnel inimesel ei piisagi sellest, et sööb lihtsalt toit kenasti õuna. Et seal saab nagu asjad paika panna, et äkki on mingid talumatused veel tänapäeval, need väga popid asjad, mitte popid, aga levinud. Jah, on küll jah. Tasub ikka teha terviseteste, aga läbimõeldult, et me kõik teame, et meil on vähe D-vitamiini, eks ju, kuskilt hakkab sealt see pihta, see defitsiit D-vitamiin on kusjuures väga-väga oluline, seda tasub jälgida, aga hakata nüüd hunnikus endale neid tablette sisse sööma ei ole ka mõistlik, et alati tasub teha veretest, seda saab teha ka perearsti kaudu. Perearsti kaudu saab teha ka kusjuures laktoosi ja gluteeni talumatuse teste, et küsige kindlasti nii palju kui võimalik perearstilt, sa saad selle ju haigekassa abiga, eks ju, et ega need testid ei ole ka väga odavad, on ju. Aga nüüd sõltub jah probleemist, et kui sul on akneprobleemid, kui sul on psoriaas, ükskõik, ütleme sellised nagu konkreetsed asjad fikseeritud, on ju. Või siis on seedesüsteemi probleemid, on ju, et seedesüsteemidest me räägime ka edaspidi, et võib-olla siis räägime juba natuke lähemalt sellest. Ja ehk siis võiks ikkagi minna sinna arsti juurde, perearstid võtavad selle nii-öelda murega ikkagi vastu, kui inimene tahab teada saada, et mismoodi ta siis toituma peaks, siis perearst
põhimõtteliselt peab teda aitama. no tegelikult saatma kuhugi. toitumise osas perearst ei aita kahjuks. Ma tean, et osadel perearstikeskustel on ka toitumisnõustajad juba kõrval. Aga mina küll siin pead ei anna, seepärast et perearstid on väga erinevad. Kuhu ma lähen siis oma murega, et ma tahan teada, mis ma süüa võin ja ei või? See ongi, kas sa ütleme, kui perearst, sa võid ju küsida ja pöörduda, see ongi normaalne, tegelikult perearst on ka ju justkui sinu inimene, kes hoolib ka sinu ja sinu pere tervisest, on ju. Et räägi kindlasti perearstiga, kui sealt ei saa abi, siis on olemas erinevad toitumisnõustajad, eks ju, vaata usaldusväärsetelt lehekülgedelt, toitumisterapeudid, toitumisnõustajad. Ja saab ka SYNLABis teha terviseteste, oleneb, kui teadlik sa ise oled, mida täpselt jälgida, kuidas jälgida. Tegelikult neid abikohti on päris palju ja kui ei saa, siis kirjuta mulle. Jaa, aga üldiselt on ikkagi see eeldatavalt selline pikemat sorti protsess, kus tuleb ikkagi tähele panna pika aja jooksul või siis eluaeg, et asjad korda saaksid. Loomulikult see inimloomus tahaks ikkagi kiiresti ja kähku. Leti peal on igasuguseid toredaid tablette, igasuguseid kapsleid, mis lubavad probleemi lahendada. Lihtsalt võtad kapsleid ja kõik on hästi. Kapi nurga peal on nad siis kõik reas ja ootad, millal paremaks läheb. Ehk siis mingisugused rasvapõletajaid, mina olen nendest ainult kuulnud, ma ei tea, millised need välja näevad ja kui palju need sööma peab, aga mis need rasvapõletajad on siis nii-öelda, toidulisandid või mis need on? Jah, rasvapõletajad on toidulisandid, mida siis päris palju juba ka nagu toodetakse. Ja tihti minnakse sinna lõksu just siis, kui sul see eluviisi ja toitumise muutmine tundub keeruline. Mõtledki, et nüüd hakkan jooksma, nüüd hakkan sööma korralikult, aga päeva lõpuks ikkagi sul on väga palju tööd, sul on pere ja kõik muu fookus on mujal, on ju. Et siis võidakse haarata neid nii-öelda rasvapõletajaid, on ju. Aga ehk siis jah, see termin ise ongi see, et ta kiirendab organismis energia kasutamist ja rasvade arvelt siis kehakaalu langust. Kõlab hästi ju. Ideaalne. Kõlab väga hästi. Siis võiks juba ju teha ka sellise tarkuse kapsli, et üks kapsel võtab rasva vähemaks, teine paneb sul aju nii efektiivseks, et võiks kasutad täismahus. Paistab, et nagu ühe kapsliga on hakkama saadud, et mis sa siis ütled, miks see kapsel ei kõlba, kui see nii vägevaid asju teeb? Jah, ta ei ole ainult kapslid, et neid on ka tegelikult tablette ja vedelikke, pulbreid ja batoone ja nii edasi, sisaldavad palju erinevaid koostisosi, ja tavaliselt, mis need koostisosadeks komponentideks ongi erinevad siis taimeekstraktid, kiudained, kofeiin, mineraalained, aga nende toidulisandite üks miinuspool on kindlasti see, et neid ei ole nii palju kontrollitud, seda toidulisandite tööstust, kui on näiteks toiduainetööstus, et toidulisandid on ikkagi pigem sellised uuemaja leiutised ja minu jaoks juba kõlab natukene loogika vastaselt, et ma võtan tableti ja nüüd mul kaob ära rasvumine või ülekaal või mis iganes, et üks häda asendub teisega, kui pikalt sellega tegeleda. Ja kui hakata nüüd mõtlema, siis kas minule sobib sama asi nagu sinule, et kõikide organismid on erinevad, täpselt seesama, need talumatused, allergiad, tundlikkus, et kui me kõik võtame sama tableti ja kõik töötab nii hästi, et ja tegelikult on ju ka avastatud, oli näiteks Ameerikas Food and Drug Administration, FDA asutus siis 2015. aastal avastas üle 20 erineva rasvapõletaja, milles leidus siis ohtlikke koostisosi. Ja kui me mõtleme, et Ameerika meile kaugel, siis tegelikkuses ju paljud toidulisandid sealt tuuakse ja seal ka toodetakse, et tasub hoida silmad lahti ja mitmed teadusuuringud on ka leidnud seoseid siis rasvapõletajate ja solepõletikude vahel. Samuti on ka seostatud ammoniika maksaprobleemidega, et ikka peab olema ettevaatlik ja kontrollima seda tausta nagu, et kust on need saadud. Nüüd ma tean küll, sa küsid mu käest, et kuidas ma siis kontrollin, on ju? Kus neid saab üldse? Kus neid osta saab täna Eestis? Toidulisandeid online'ist, internetist, tegelikult peaks saama ka apteegist, et neid allikaid kindlasti on, aga jah, tasub uurida ja mõelda just, et kas need on sinu jaoks kõige õigemad, et esimene valik on kindlasti tasakaalustatud toitumine, liikumine, kõik see, millest me siin räägime ja kõik siuke loogiline lähenemise pool ja päris toit. Jah, nii et ei pääse sellest kuhugi, võiks küll unistada, et võtad tableti ja kõik saab korda, aga üldiselt võivad need mingis olukorras toetada veidi, aga üldiselt peab ikka käituma nii, nagu käituma peab, ehk siis sööma tasakaalustatult. Võtame kokku selle rasvapõletamise jutu nüüd, et mismoodi see teema siin nüüd kokku võtta? Et
on ju, need rasvapõletajad, see sisaldus ka, eks ju, kui me korraks mõtleme nagu, et mida nad siis sisaldavad, on ju, seal on kofeiin, siis on rohelise tee ekstrakte, milles on leitud ka tegelikult selliseid allergilisi reaktsioone just selle rohelise tee ekstrakti poolest ja mis on tekitanud siis tõsiseid kõrvaltoimeid ja maksapuudulikkust. seal on kontsentreeritud need asjad kõik, sellepärast ongi see asi natuke ohtlikum ka, et võib nii palju midagi saada. Jah, toidust me ei saa nii palju, eks ju, kui me saame sellest kapslist või siis mingil muul moel. Ja muidugi, mis on üks koostisosadest, on veel ka kofeiine. Et kofeiin on ju kõikidele tuttav, et me ju kohvi joome ka. Et miks ta on niisugune stimulaator või miks tunned, et justkui ta aitab sul lihtsamini väljutada, et kofeiin tõstab kehasse adrenaliini taset ja väidetavalt ongi see, et ta kiirendab ainevahetust, vähendab söögiisu. Kõlab nagu, et tõstab vererõhku ka siis, kui pikalt süüa. Pikalt juua. Jaa, loomulikult. Ja see ei pruugi kõikidele sobida, et tegelikult ongi see, et kofeiini tarbimine, kas ta üldse nagu ainevahetusele ja kaalulangusele hästi mõjub. Ta võib küll tekitada seda efekti, et hommikul jõud kohvi ja siis lähed vetsu, pani tööle, tegelikult ongi tänu sellele adrenaliinile. Aga kui sa nüüd juba mitu kohvi jood päevaseks, siis tegelikult ei toimi enam nii. Nii et kes lootis tänasest saatest saada nüüd teada, et Ellit tuli siia stuudiosse kaugele õppinud ja tead ja inimene mingisuguse imetabletiga ei tulnud. Nii et lahendused on ikkagi need samad ja lihtsad lahendused, mis ikkagi pikalt juba õiged on olnud, ehk siis mis need lahendused siis on, kui nüüd jätta need rasvapõletajad ja muud jamad kõik kõrvale? Tegelikult on ikkagi jah, jätkuvalt siis mõõdukas, mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine. Ja mis siis tegelikult lahendusteks võikski olla see, et alusta väikeste sammudega, võtta üks reegel korraga, mismoodi sa enda elustiili ja toitumist muudad. Ja kindlasti see peab olema elustiili muutus, sellised ajutised 2-nädalased dieedid kindlasti ei toimi. Et sul organism juba harjub ära uue selle toitumise stiiliga, sinu menüüga, ette kirjutatud menüüga, ja kui sa nüüd mõtled, et jess, ma sain oma selle 3 kilo alla ja nüüd lähed tagasi oma vana elustiili juurde, siis see tuleb ja kolisedes kohe tagasi. Et see ei ole nagu mõistlik. Siis kindlasti võiksid olla väiksemad portsjonid, kasuta ka vahepalasid, võta endale midagi toidukordade vahele, et veresukkur ei läheks liiga madalaks. Et kui sa lõunasöögile lähed, siis ei sööks väga suurt portsu ära, vaid suudad ikkagi veel mõistlikud portsjonid võtta. Söö rahulikult, ära kiirusta. Et sellised ühised mõnusad emotsionaalsed õhtusöögid koos perega, tooge sau sisse. Meil on küll igapäevaselt on koossöömised. Ja kindlasti viige ausest välja selline asi nagu söömine ja ekraanis istumine, sest et see on ka selline, see on uue aja moodus, kuidas valesti süüa, ehk siis jääd ekraani pealt midagi vahtima seal ja unustad ära, mis omale suhu ajad, kui kaua sa seda omale sisse ajad. Täpselt, jaa, väga õige ja paljudel lastel olen ka kuulnud, kuna ma toitumisega kokku puutun, et ei tahetagi süüa ilma niimoodi, et multikas parasjagu ei jookseks või siis veel hullem, et samal ajal mängib midagi. Ja vesi on ka siis üks tähtis asi ja käime veel korra üle, palju seda vett siis päevas jooma peab või peaks? No vett peaks jooma vastavalt kehakaalule, et neid erinevaid mõõtühikuid on ka liitrite kaupa ikka, mitte klaasikeste kaupa. Jah, pigem ikkagi selline 1,5–2 liitrit. Ja kui tegeled veel aktiivse spordiga, ehk siis sul ka higi kaudu, eks ju, ja kõik muud moodi organism seda vedelikku välja jutab, siis võiks juba rohkem. Ja kui vesi üldse kohe ei maitse, pange mingid maasikaid sisse või vaarikaid ja vett tasub maitsestada, lisada ka sidrunit. Või kurki. Kurki, absoluutselt. No need. Ja. Nii et saab küll, aga tuleb natukene pingutada. Liikumisäpid võivad ka kasuks olla, nii et saate neid ka kasutada. Jah, nagu eelmine kord rääkisime, et on need igast tugigrupid ja äpid, et miks mitte. Vaat nii on lood. Nii et tasapisi küll siis saab. Kuidas saab täpsemalt kaalust alla, sellest räägime juba järgmisel nädalal. Vaatame üle ka valgurikka toitumise kava, nii et praegu siis jätame meelde, mis räägitud sai ja kohtume järgmisel nädalal. Aitäh tulemast, Ellit! Ja aitäh sulle ka!